Tere kõigile, mina olen Katariina ja nagu Ludmila ütles, siis mina räägin täna töötajakogemuse teekonna disainimisest Ülemiste City ettevõtetes. Miks ma sellest kirjutan või räägin, on väga lihtne. Ma kaitsesin siis kevadel oma magistritöö sellel samal teemal ja olen siis nüüd minori viristlane ja igapäevaselt ma töötan Norstatis, olen äriarendusjuht. Et otseselt personaliteemadega ei tegele, aga küll olen varasemalt siis tegelenud tööandja brändinguga ja nende selles valdkonnas nii-öelda tegev olnud. Ja miks ma sellest räägin või üldse, mis see nii-öelda see probleem on, miks sellest peaks rääkima, miks sellega peaks tegelema, on ka väga lihtne, et tegelikult väga paljudes ettevõtetes on probleeme töötajatega, kes ei ole pühendunud oma tööle, võib-olla on lihtsalt tööst väsinud, nad ei anna nii-öelda endast seda 100% iga päev, mida tegelikult tööandja ootab. Ja selle, ütleme siis mure või probleemi lahendamiseks on üks lahendus tegeleda töötajakogemuse teekonnaga, selle disainimisega, selle positiivsemaks kujundamisega ja seal saab siis tööandja palju ise ära teha. Ja ütleme, et Ülemiste City ei ole erand, et siin on samamoodi sellised ettevõtteid, kus neid probleeme esineb ja siis töötajakogemus just annab selle võimaluse tegeleda selle protsessiga nii-öelda terviklikult. Et võib ka tegeleda näiteks lihtsalt värbamisega või lihtsalt sisseelamisega, aga siis on see oht, et mingilt maalt töötaja ikkagi tunneb ennast vähe toetatuna või enda jaoks määratleb seda töötajakogemust negatiivselt, sest mingid valdkonnad ei ole kaetud. Ja siis just see töötajakogemus annab selle jaoks võimaluse tegeleda terviklikult ja olla nii-öelda igas valdkonnas tööandja poolt tegev. Ja sellest probleemist tulenevalt püsitasin endale eesmärgi magistritööks, et soovisin siis esmalt määrata need kokkupuutepunktid töötajakogemuse teekonnal, mis on nii-öelda kokkupuutepunkt siis töötaja ja tööandja vahel, mis on need peamised, et need muidugi, kuna mina tegin sellist Ülemiste City üldist lahendust, siis ettevõteti võivad need erineda. Neid on osades ettevõttes rohkem, osades vähem, aga ütleme selline üldise pildi annab see minu töö siis ette. Ja selle töötajakogemuse teekonna näidisprotsessi jaoks ma kasutasin siis disainmõtlemise elemente, et see on siis selline kirjanduses varasemas teoorias välja toodud, et kõige efektiivsem meetod. Ja see mõiste, kõigepealt see töötaja kogemus, et seda defineeritakse väga erinevalt. Kirjanduses on selle kohta väga palju erinevaid definitsioone, aga oma töö raames ma käsitlesin siis töötajakogemuse teekonda kui protsessi, mis hõlmab siis ühe töötaja kogemust ühes ettevõttes kogu tööteekonna vältel, alates sellest samast värbamisest ja lõpetades siis sellest väljumisest või exitist või ettevõttest lahkumisest, et nagu Ludmila ütles, ei ole nagu väga head väljundid selle jaoks. Värbamine siis ütlen, et siin tööteekonna mõistes ma pidasin siis silmas seda hetke, kui nii-öelda töötaja märkab seda organisatsiooni esimesena nagu tööandjana, kujutab enda jaoks seda kui tööandjat ette. Ja siis sellest järgmine siis sisseelamine. See on ka selline, et see võib ettevõteti see pikkus erineda, kellel on see võib-olla mõned kuud, kellel võib terve aasta võtta, et see oleneb ametipositsioonist, valdkonnast, kõigest. Et selles mõttes see on ka erinev. Ja siis on see arendamise etapp. Ütlen nii, et see on täpselt see etapp, mis jääb siin sisseelamise ja väljumise vahele, et seda annab veel nii-öelda osadeks teha, aga oma töös ma siis võtsin selle kõik kokku ühe nimetusega. Ja viimasena on siis väljumine ehk siis see ettevõttest lahkumine, et see on siis tihti ka selline etapp, mis jääb kõige rohkem võib-olla nii-öelda tööandjal, ütleme, kahe silma vahele või millega tegeletakse kõige vähem.
Siis veel natuke metoodikast, et minu uuring kasutasin kvalitatiivset meetodit, ehk ma viisin läbi siis ükseid poolstruktureeritud intervjuusid. Mul oli 9 intervjuud Ülemiste City ettevõtetega ja ma selles mõttes inimesi, keda ma intervjueerisin, neid oli erinevaid, olid personalijuhid, olid tegevjuhid väiksemates ettevõtetes, olid ka näiteks büroojuht. Et see olenes siis sellest, et kes täpsemalt ettevõttes tegeleb üldse töötajatega. Et see võib olla väga erinev, et suuremates ettevõttes on personaliosakonnad küll olemas, aga näiteks väiksemates ei pruugi olla. Aga siiski sellega tuleb tegeleda ja siis selle rolli peab võtma keegi teine ettevõttes. Ja mul intervjuu jagunes nii, et esmalt ma siis proovisin aimu saada, kuidas intervjueeritav tõlgendab enda jaoks või kuidas ettevõttes tõlgendatakse seda sama töötaja kogemust. Et kuna ma ütlesin, et seal defineeritakse seda erinevalt, siis on võimalusi mitmeid. Ja siis küsisin nende 4 etapi mõistes siis nende arvamust peamistest kokkupuutepunktidest nendes 4 etapis ehk siis nende ettevõtetes. Ja küsisin juurde ka vajadusel siis Ülemiste City vaadet ehk siis lihtsalt kuidas nad tunnetavad seda keskkonda ja kõike, mis Ülemiste City teeb mõju seda töötaja kogemusele. Lisaks oli mul siis intervjuu ka Ludmilaga, kes me sama, mis põhimõtteliselt Ludmila teile ennem rääkis, et ta rääkis, mis Linnaks siis omalt poolt teeb töötaja kogemuse vaates, et seda vaadet sinna juurde saada. Ja tegu oli siis praktilise uurimusega, sest et valmis siis töötaja kogemuse teekonna selline näidisprotsess. Näitan seda nüüd siin järgmisel slaidil. Ma eeldan, et siin ei ole nagu kõike näha, mis siin kirjas on, aga ma lihtsalt natuke selgitan seda struktuuri lahti. Et esmalt, et mul olidki siis need samad 4 etappi, millest ma juba rääkisin, et ma lähenesin ka siin selle 4 etapi põhjal. Ja esimeses, kus need väiksed punktikesed on, need ongi need kokkupuutepunktid. Neid sai kokku 30 ja proovisin panna ka need ajalisse järjestusse, aga nagu ma ütlesin, siis need ettevõteti võivad väga erineda. Et jah, et kui et siin võib olla neid punkte, mis sinu ettevõttes ei ole, aga võib-olla sellised peamised said ikkagi kirja. Ja kokkupuutepunktidest järgmine on siis sellised nagu tegevused või juhised, et millele tähelepanu pöörata ka etapipõhiselt. Alustasin sellistest üldistematest ettepanekutest, tegevustest ja lähevad siis aina kitsamaks. Ja seal on siis välja toodud ka erinevaid Ülemiste City põhiseid lahendusi, et kui ettevõtte Ülemiste City's ei ole, siis neid kasutada ei saa. Järgmisena, ütleme seal hallil alal on toodud mõõdikud. Mõõdikud on niimoodi, et osad on protsessiülesed ja osad on siis etapipõhised. Et kindlasti soovitaks kasutada mõlemat. Seal on omad põhjused, aga peamiselt, et kui ei tea, kuidas oli või kuidas see tagasiside on, siis on väga keeruline hinnata oma tegevuste mõju. Ja viimases reas on näha siis ettevõtte sükest põhist suurt eesmärki, mis tal võiks siis, või mis tal on selles konkreetses etapis, et millest need tegevused ja kõik muu peaks lähtuma. Ja minu magistritöös lõpus olid siis sellised nagu järeldused välja toodud või ka nagu ettepanekuteks sõnastada. Ehk siis ma tegin kokku 10 ettepanekut ettevõtetele, mis selle mulle siis kogu teooria põhjal ja oma uuringu põhjal siis tekkisid. Et siia on siis kaasatud ka varasemat kirjandust, mis selle kohta töötaja kogemuse teekonnast varem kirjutatud, pluss siis mu intervjuude tulemused. Ja esmalt see kõige peamine ettepanek ongi siis üldse hakata süsteemselt töötaja kogemusega tegelema. Et just selles vaates, et kui töötaja tunneb, et on toetatud, töötaja kogemus on positiivne, siis tema saavutusvõime on kõrgem ja organisatsioonile, kui töötajate saavutusvõime on kõrged, siis see tõstab ka organisatsiooni edukust ja toob nad pilti. Ja seda on seostatud ka väikse voolavusega. Ehk siis, et kui töötaja kogemus on positiivne, siis on ka voolavus madalam. Siis selle töötaja kogemuse teekonna disainimisel võiks siis
see on juba spetsiifilisem soovitus, aga võiks siis arvestada selle füüsilise keskkonnaga. Ja siin on jah see, et hästi palju oluline roll on ka nii-öelda linnakul endal, kes seda füüsilist keskkonda paljust kujundab, aga samamoodi ka tööandjad ise saavad palju ära teha just nendes kontoriruumides ja kõigega, et sellele tasub tähelepanu pöörata, et varasem kirjandus toob välja, et füüsilisel keskkonnal on töötajale nii suur mõju, et kus ta töötab, see on nii oluline sellel, mis kogemus talle sellest kõigest jääb. Ja lisaks siis füüsilisele keskkonnale tuleks tähelepanu pöörata ka kultuursele keskkonnale ja seda just selles vaates, et töötaja ja tööandja väärtuste vaates, et väga keeruline on tööandja kujundada töötaja kogemust inimesele positiivseks, kui inimese ja organisatsiooni väärtused omavahel ei klapi. Et kui need ootused ja kogu see kultuur ei ole nii nagu inimene ootab või et see ei saagi nii olema, siis on väga keeruline üldse midagi väga palju seal muuta. Et see on selline aspekt, millele tähelepanu pöörata siis juba värbamise faasis, et kas töötaja väärtused on sarnased organisatsiooni omale. Ja 4. soovituseks oleks siis võimaldada töötajatel kasutada erinevaid tehnoloogilisi lahendusi oma töös ja seda just selleks, et töötajal läheks siis nende väiksemate või ütleme sihukeste lihtsamate asjade peale vähem aega ja tal oleks võimalus tegeleda sisuliselt oma tööga ja tegeleda selle väärtust loovama tööga. Ja see tehnoloogiliste lahenduste võimaldamine on üheks võimaluses, kuidas ta saab rohkem oma energiat panna just sellesse sisutöösse. Siis 5. et kui kuskilt tahta selle töötaja kogemuse teekonna kujundamisega pihta hakata, siis võiks kasutada neid erinevaid disainmõtlemise elemente, et neid on palju, aga selles mõttes just selles võtmes, et paljud autorid on neid 2 asju, kes on juba süvitsi selle teema tegelenud, on neid 2 asju omavahel sidunud ja lihtsalt see tuleb kasuks. Pluss kuna disainmõtlemine eeldab selle tööandja ja töötaja vahel sihukest tihedat suhtlust, siis see loob omakorda nende 2 osapoole vahele tugeva sideme, mis on selline nagu lisaväärtus, mis sellest välja tuleb. Ja 6. et võiks kasutada siis seda teekonnakaarti meetodit ja just selles mõttes, et oleks visuaalne pilt ees sellest töötaja kogemusest. Et see visuaal nagu annab sellise hea võimaluse kõiki neid tugevusi ja nõrkusi analüüsida. Teiseks ta nagu kogu aeg nagu silme ees, et mingi sihuke Wordi fail võib kuhugi sahtli põhja ununeda, aga siis see visuaal on nagu, see nagu jääb paremini meelde. Pluss sinna visuaali peale liiga palju infot ei mahu, mis tähendab ka seda, et siis on nagu kõige olulisem seal kirjas. Et kindlasti seda võiks siis rakendada, kui sellega tegelema hakata. Ja siis 7. et kui veel ei ole alustatud või ei tea, kuidas alustada, siis võib kasutada minu seda loodud näidisprotsessi, mida ma paar slaidi tagasi näitasin. Et ta on selles mõttes, ta on visuaalselt suht lihtsasti haaratav, seal on sellised peamised tegevused, kokkupuutepunktid ära toodud. Muidugi see, kui seda üle võtta, seal peab kindlasti väga palju täpsustama, oma ettevõtte vaadet sisse lisama, aga sihukeseks heaks põhjaks ta võiks anda aimu küll, kuidas see kogu protsess võiks välja näha. Ja siis seesama, et 8. ettepanek, et võiks samamoodi läheneda vähemalt nende 4 etapi põhiselt. Et kui tunnete, et seda arendamist oleks vaja lahku lüüa või värbamist, siis seda võib nagu muidugi teha, aga kindlasti ei tohiks neist 4 etapist midagi nagu ära unustada. Et kui kokkupuutepunkte määrata, siis kõigi nende 4 või kõigi nende mitme etapi põhiselt tuleb seda teha. Sest et muidu ongi see oht, et näiteks sisselamisele ja värbamisele läheb väga palju rõhku, aga siis ütleme see arendamine, hoidmine, töötaja väljumine ettevõttest, et see on nagu selline, mis nagu justkui ununeb ära. Ja siis
võiks üles leida oma organisatsiooni valupunktid ja need on siis need kokkupuutepunktid, mida töötaja kogeb negatiivselt. Ehk siis, kus töötaja ootus sellele kokkupuutepunktile ja see, mis reaalsuses tööandja pakub, on väga erinevad. Et need on need, mis võiks olla need valupunktid, et kui seda visuaali teha, siis need valupunktid peaks olema niimoodi märgistatud, et kus on, millega on kindlasti vaja tegeleda. Ja viimaks, et töötaja kogemused, neid tegevusi hinnata, siis tuleks rakendada erinevaid mõõdikuid ja selles mõttes seal ühtsed kindlad mõõdikud, mis töötaja kogemused, mingi mõõdik, sükest mõõdikut pole veel leiutatud, aga siis iga ettevõte saab leida nii-öelda lahenduse, mis nende ettevõttele kõige paremini toimib. Et need võivad ka olla erinevad, aga lihtsalt, et oleks need etapipõhiselt olemas ja võib-olla ka protsessi üleselt, et sellist keskmist nii-öelda rahulolu töötaja kogemusega hinnata. Vot. Ja minu jutt sai läbi, aga hea meelega, kui kellelgi on küsimusi või soovib millegi üle arutleda, siis olen olemas. Ja kui kellelgi on soovi mu magistritööd lugeda, siis saan selle saata. Et siis on see näidisprotsess natuke paremini näha ja siis samuti saab vaadata, et kuna pool tööd on selline teooria ja kirjanduse kokkuvõtte ka, et siis võib-olla mingit head lugemismaterjali võib ka sealt saada. Aitäh, väga hea töö on. See on hästi oluline teema. Aga sa mainisid, et sul oli valimik, mul on 2 küsimust. Sul oli 9 ettevõtet. Kas sa profiili osas ka tegid erinevusi? Et mis järeldusi sa tegid, kui sa valisid erinevaid ettevõtte profiile? Jaa, selles mõttes küll, et profiili osas ka erinevaid ettevõtte suuruse ja valdkonna põhiselt olid siis nagu erinevad ettevõtted, kellega ma intervjuusid tegin. Ja no eks see ikka nii on, et väiksematel ettevõtetel on nagu, kus juba ei ole näiteks personaliosakonda või personaliinimest, kes eraldi inimestega tegeleks, et seal nagu tuleb kohe välja, et nende töötaja kogemuse teemadega tegeletakse vähe või ei tegeleta üldse. Ja suurtemates ettevõttes on see rohkem nii-öelda struktureeritud. Samamoodi, mis ma seal põhimõtteliselt igas etapis tõin välja, et oleks hea, kui oleks mingi selline nagu struktuur olemas, et kuidas toimub sisseelamine, kuidas toimub ettevõttest välja, mis järjekorras midagi tehakse. Siis on näha, et suurtemates ettevõttes on need protsessid nagu paremini kirjas kui väiksemates, et seda erinevust kindlasti tuli välja. Aga samas jälle väiksemates ettevõtetes oli see positiivne, et jõutakse nagu inimestega individuaalsemalt tegeleda, et suures ettevõttes seda oli jällegi vähem. Aga kas kuidagi valdkonna osas ka nägid erinevusi? Ütleme moodne IT-ettevõte, siin ilmselt tootmissektorid otseselt ei ole, aga see on väga erinev. Jaa, ei, on küll. Selles mõttes ka, et see on näiteks see sama, millest nüüd järgmised esinejad räägivad, on ju, et neil on ka, et täiesti erinevad inimesed ettevõttes. Ühed on nagu näiteks, kes ongi kontoris ja siis on need, kes võib-olla siin ülemistes IT-s koha peal ei olegi, et teevad kuskil välitööd või mis iganes. Et siis ka, et ikkagi nagu neil tuleb väga erinevalt läheneda ja eks need on väga erinevad. Et jah, ma ütlen, minu töö raames on see väga nagu üldine ülemiste nagu ülene, on ju. Et seal just sellega, et igas ettevõttes on oma nii-öelda asjad, millele tähelepanu pöörata. Need peakski siis nii-öelda töötajatega läbi rääkima, et mida kus oodatakse. Ja üks kiire küsimus veel, et ma tean, et magistris lõputöös on sul teatud see aastaarv, kuhu kirjanduse mõttes mida sa võid valida kirjandusallikaid. Mis see kõige esimene, kas sul on, kui lappasid neid, et mis hetkest hakati rääkima töötaja kogemusest kirjandusallikate mõttes? Sellega on ka nii, et seda defineeritakse erinevalt. Ehk siis leiab ka erinevat materjali. Et esimene, ma arvan, millest kõige esimesena mainiti, on see töötaja, see eluring või see life cycle, et nagu see mõiste tuli ennem. Ma arvan, see töötaja kogemus, see oli nagu suhteliselt uus mõiste. Ma praegu aastaarvu jään nagu võlgu, aga see on nagu välja arenenud sellest life cycle'ist ja kõigest sellest, et kui ma otsisin kirjandust, tegelikult selle kohta liiga palju ei ole. Ma arvasingi seda, jah. Üleküllus nagu selles mõttes ei tekkinud, et nagu ei jõua neid materjale ära lugeda. Sükest olukorda nagu ma ei mäleta, et oleks olnud. Hästi, aitäh sulle. Aitäh, Katariina. Aitäh.